Tere tulemast vaatama QTV esimese perioodi uudistesaadet. Mina olen Roosi Uusen. Ja mina olen Kuno Viitkar. Tänases saates vaatame üle kõik üritused, sündmused, külalistunnid ja laagrid, mis meil sellel perioodil on toimunud. 1. septembril liitus kooliperega 9 uut paralleeli. Hommikut alustasid uued kümnendikud piduliku aktusega, kus esinesid kõnega kooli direktor ja kooliõpilasesinduse president. Esmaseid muljeid õpetajatelt ja õpilastelt näed QTV YouTube kanalilt 1. septembri erisaates. 19. septembril toimusid rebaste kohanemiskatsed, kus kooliperre võeti vastu 334 uut rebasekutsikat. Hommikut alustasid rebasekutsikad hommiku võimlemisega ning koolipäeva jooksul pidid rinda pistma abituuriumi poolt andud ülesannetega. Päev lõppes retkega Toomemäele ja Petersoni kuju ees vande andmisega. Tere! Tere! Kuidas on rebaste kohanemiskatsed läinud? Väga hästi, meeldib. Päris hästi, et sais korralikult soojaks ja tuju on hea ja... Üsnagi okeilt. Ütleme nii, et maas ei meeldi küll lamada, aga muidu on päris äge olnud. Väga edukalt, kuigi see hommikuvõimlemine veits läks. Mis on täna kõige ebameeldivam ülesanne veel olnud? See, et ma sain teada, et mu juma tuleb alas kella 9. Ma tahtsin juba hommikul, aga nojah. Otseselt ei olegi, et kõik on senimaani päris tore olnud. Praegu polegi midagi hullu, kõige hullem on lihtsalt, ma ei tea, ma pean seilikut kandma topp ja mul on nagu... Jah. Ma arvan, et see kõhu oli maha viskamine, sellepärast, et see tuleb nii äkki ja ükskõik kus ja siis on nii kitsas ja jalad üksteisel näos ja... Tere! Tere! Mitu rebast sul on? Mul on 4 rebast. Üks. Mida sa oled plaaninud enda rebastele? Ma plaanin neid koolisööklas, kui on söögivahetund laulma panna. Nad teevad balletti mul. Me kavatseme nad nõusid panna pesema vist või? Ja kättega sööma. Peavad õlleka laulu meile laulma. Ja siis Marise auto peavad ära kiletama. Kas mõni rebane ka midagi tegemata jätnud? Õnneks ei ole, aga mul on 4 muna kotis. Et kui keegi jätab midagi tegemata. Nad ei tulnud õigeks ajaks kohale või ei tulnud üldse? Ja, no minu oma jättis mulle näiteks Red Bulli hommikul toomata ja tal ei ole minu nimega silti, nii et sellest oli väike karistus ka. Olen Jaagu Kalati igavesti. 24. septembril toimus traditsiooniline Petersoni jooks. Kokku osales 14 võistkonda ja osa võtsid ka õpetajad 3 võistkonnaga. – 26. septembril tähistasime Euroopa keeltepäeva. Toimus ingliskeelne õigekirjavõistlus, kus parimad olid Karl Kristjan Soodla, Kevin Reili, Martin Lõvi ning Andres Luka Uksov. Lisaks toimus keelega huut, kus tublimad olid 12. A, 12. E ja 10. H klassid. 3. oktoobril tähistasime õpetajate päeva, kus abituurium sai proovida õpetaja ametit ja õpetajale tegi direktor 4. oktoobril piduliku vastuvõtu. 16. oktoobril tähistasime Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi 10. aastapäeva mälumänguga, kus osalesid mitmed võistkonnad nii meie oma koolist kui ka külalised väljaspoolt. Võitjaks krooniti meie kooli 9. linnu vilistlased Kaia Müür, Sire-Liis Loos, Sanne-Liisa Lemmats ja Elisa Allavert. Teise koha saavutas Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi 12. E-klass, neile järgnesid 11. E-klass, Voko, Tartu Jaan Poska gümnaasium ning Tartu Tamme gümnaasium. Kooli juubeli raames näidati 17. oktoobril Tartu Elektriteatris meedia- ja filmimooduli filme läbi aastate, mis on pälvinud auhindu erinevatel festivalidel. 18. oktoobril tähistas meie gümnaasium 10. sünnipäeva ja õhtul toimus ka vilistlaste kokkutulek, kus esines pürümüüd. Vilistlaste õhtu muljeid saate vaadata QTV YouTube'ist.
Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi juubeliga seoses oktoobrikuus andsid vilistlased õpilastele külalistunde. Vilistlased rääkisid elust peale keskkooli ja jagasid elutarkusi. 26. kuni 28. septembril käisid loodusmooduli õpilased looduslaagris Järvseljal, kus õpilased said oma teadmisi praktikas rakendada ja ka omandada uusi teadmisi. 27. septembril külastasid võõrkeelte mooduli õpilased Tallinnas näitust The Mystery of Banksy, A Genius Mind ja osalesid tuuril maa all ja maa peal, Kekind ja Köki bastoni käikudes. 7. kuni 8. oktoobril toimus inglise ja vene keele mooduli noorgiidi praktikalaager Ida-Virumaal. Seal veedetud 2 päeva oli täis uusi avastusi ja elamusi. Reis pakkus suurepärase võimaluse arendada nii esinemisoskusi kui ka suurendada teadmisi meie ajaloost ja kultuurist. Oktoobri alguses külastasid õpetaja Parveotsa kümnendikud Juhan Liivi muuseumit, kus Juhan Liivi uurija Tanar Kirs rääkis 10. D-klassi õpilastele Juhan Liivist kui inimesest ja luuletajast. 11. oktoobril külastasid Jõgioja eesti keelerühma 12-ndikud Anton Hansen Tammsaare muuseumit Vargamäel. Tutvusid Anton Hanseni sünnikohaga ja sealse eluoluga ning sukeldusid Anton Hanseni ellu. Esimese perioodi jooksul jõudsid juba mõningad õpilased erinevatel aladel võistlustel kõrgeid kohti saavutada. Tartu koolide vahelistel jalgpallivõistlustel tulid meie tüdrukud esimesele kohale. Koosseisus Kirke-Liis Lillemets, Anna-Liisa Tusov, Karola Eerik, Kädi-Lii Laine, Liisa Käärma, Lenna Lehtsaar, Lisandra Aia, Kristel Rivis, Marleen Koger, Katriin Järv, Kärol Mägi, Kärt Maasik. Tartu koolide vahelistel teatejooksuvõistlustel saavutasid meie kooliõpilased esimese koha. Koosseisus Marleen Veski, Sireli Vooremäe, Liisa Prei, Kärt Maasik, Kärol Mägi, Mirel Läll, Liseta Šimeljova, Marleen Koger, Iiris Tšukin, Melissa Anita Lätti, Estin Metspalu, Rain Kirsipuu, Andreas Mutli, Ron Rudolf Teessaar, Marten Müürsepp, Gert Tammoja, Oliver Peemot, Evert Vaher, Oskar Laur, Frank Vilipuu ja Roland Ats. Saavutati esimene koht ka noormeeste arvestuses 4x100 meetri jooksus. Koosseisuga Oskar Laur, Frank Vilipuu, Andreas Mutli ning Rain Kirsipuu. Vilistlaste kokkutulek 10. aastapäeva puhul algas võrkpalli ja jalgpallivõistlustega, kus jalgpallis võitsid Tarmo Kullas, Silver Vaino, Rasmus Vahtra, Teimar Pärn, Aksel Arna ja Andri Viinapuu. Võrkpallis esimese koha saavutas õpilaste võistkond koosseisus Evert Vaher, Ron Rudolf Teessaar, Silver Vaher, Karl-Joonas Lõhmus ja Liisa Kivioja. Teise koha saavutanud võistkonnas olid Karoliina Kallemaa, Patrik Pilve, Engel Emili Tooming, Evelin Karu, Mattis Aleksander Rein, Ranar Künnap ja Kertu Kurg. 3. koha saavutas Sisekaitseakadeemia lõpetanutest kokku pandud vilistlaste meeskond koosseisus Keil Karlis Kalind, Albert Stepanjan, Kristjan Loid, Triin Mutli, Birgit Keerna ja Kristo Marti Audova. Selline oligi meie esimene periood. Täname, et vaatasite. Kohtume juba järgmistes saadetes.